C-vitamiin mängib hästi tähtsat rolli kollageeni tekkimises. Ja kollageen on ülioluline meil, sest kogu meie nahk koosneb kollageenist, et kurtsud ei tekiks. Samamoodi on vaja kollageeni, et hoida meie hambad luu küljes. Ja mul on nagu nii huvitav, kui ma seda C-vitamiini lugu tegin ja uurisin, siis mul nagu kogu aeg, ma ei tea, sellel samal ajal mul tekkis nagu küsimus, huvitav, kuidas meie kõõlused püsivad luu küljes. No meil läheb siin on ju pealuu ja siis tulevad kõõlused ja kõõluste otsast tulevad lihased on ju, et missuguse ainega nad on seal pealuu küljes, eks ju, ja nad on väga tugevalt seal on ju, ja see on kollageen. Siis mul oli siuke avastus, jumal küll, C-vitamiin ja kollageen, et kui olulised need on ju. Kui ta hommikul tõusete üles ja te tunnete, et ma ei ole välja puhanud selle ööga. Või sul tundub, et see on nagu pikka aega kestnud, et see ei ole nagu 1 nädala teema, siis kindlasti võiks mõelda, et organismil on millegi puudus. Ja kuna me nõuame endalt ka talvisel perioodil sama palju energiakulu kui suvisel perioodil, siis võiks olla C-d kindlasti juures, sest et suvisel perioodil me ikkagi oleme õues rohkem, saame päikest rohkem ja me ka ei märkamatult sööme ka rabarberit ja sööme ka nii-öelda marju põõsa küljest ja sööme nii-öelda siis C-vitamiini rikkamaid toite. On olemas nüüd ka selline trend liigub liposoomsete toidulisandite suunas ja see liposoomid on väga hea just sellepärast, et väga paljudel inimestel ongi probleeme ainevahetusega. Ei jõua enam korralikult nagu toitaine tekkida ja õigesse kohta nagu jõuda, siis just see liposoom on see, mis aitab sellel näiteks C-vitamiini sinna rakku jõuda. Ja see fenomen on seal see, et see liposoom, lipiidid, see tähendab rasva, ehk siis see C-vitamiin on ümbritsetud rasvaga ja samamoodi rakumembraan on tegelikult valdavalt ju koosneb, ma nagu rääkisin, rasvadest. Ehk siis see liposoom ehk see rasv aitab selle C-vitamiini viia rakku paremini just selle rakumembraani rasvasuse tõttu ehk lipiidide tõttu. Et see trend on meil tulemas ja me liigume järjest rohkem liposoomsele maailmale lähemal. Aga kas need liposoomsed on siis ainult nagu vedelikuna või on ka need on tegelikult kapslina ka, aga meil on ta vedelikuna hetkel vähemalt.